Tänu, issand. Isa, me täname, tuleme sinu ette, issand. Me palume, issand, Jeesus sõna ja me palume, issand, ava meie kõrvad ja siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Issand, ava, issand, mida sina tahad rääkida, issand, oma sõna kaudu. Las kõik, mis tuleb sinu vaimust, tuleb südamesse, teeb head tööd ja mis ei tule, las läheb ühes korras sisse teisest välja. Ja ei tee mingit kahju kellelegi. Issand, me täname, me loeme sinu sõna. Puuduta meid ja õpeta meid, noobi meid, julgusta meid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii, täna me läheme siis sükses kohta nagu Joosua raamatusse ja vaatame, mis seal issanda vaim kõnetab. Et seal oli siuksed nagu ütleme, et me peame igasuguseid lahinguid pidama siin vaimses maailmas ja me peame selle jaoks teadma sõjastrateegiat, et kuidas võita neid lahinguid ja kus me ikka majalt lähme, kui läheme Jumala sõnasse ja uurime seda ööd ja päevad ja siis saamegi targemaks. Et kui on mingisugused tagasilöögid, et mille pärast tagasilöögid või nii asjad, see kõik on meil piiblis kirjas vaatamiseks ja ma loen Joosua 7. peatükist. Ja Aakan vastas Joosuale ning ütles, ma olen tõesti teinud pattu issanda Iisraeli Jumala vastu, tegin nõnda, nagu ma nägin, kui ma nägin saagi hulgas ühte kaunist sineari kuube, 200 hõbeseeklit ja ühte kuldkangi, kaalult 50 seeklit. Siis ma himustasin neid, võtsin need ja vaata, need on kaevatud maasse keset mu telki ja hõbe on kõige all. Vot, ja nüüd vaatan, mis juhtus selle olukorraga. See Aakani lugu räägib ja õpetab meid, mis juhtub kogudusega, kui ei juurita välja ahnust, saama himu, valetamist, varjamist, mis juhtub koguduses, kui keegi on selline ega paranda meelt oma kurjast südamest, võtab asja, mis on hävitamisele määratud, näiteks ka igasugused teemalikud asjad kodudes. Loeme edasi. Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratud asjadega pettise kombel, sest Aakan, Serahi poja, Sabadi poja, Karmi poeg Juuda suguarvust võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Sellepärast süttis issanda viha põlema Iisraeli laste vastu. Kui Jumal midagi ütleb, et seda sa ei tohi võtta, siis ei võta. Vaata, Jumal on selline, et kui ma keelan sul midagi, siis on see keelatud. Kui luban, siis on lubatud. Me peame kõik asjad küsima Jumala käest. Sellise teoga kaasneb Jumala viha. Ja on aeg, kus saab meelt parandada tänu Jeesuse verelepingule on meis olemas. Tol ajal seda ei olnud. Seal ei olnud meeleparandusele. Jeesus ei olnud risti puhul meile midagi, ei olnud veel tehtud. Seal oli patt tehti, surm oli tagajärg. Kui me oma patud tunnistame, on aeg, kus on aeg maha magatud meeleparandusaeg. Ja Jumala kohtud on siis, võtavad juba osa. Siis, kui kuskil näeme linnades laastamist või midagi, siis need ei ole mingisugused juhused, need on Jumala kohtud. Sest Jumal on kohtunik, kui on meeleparanduse aeg on maha magatud, siis hakkavad kohtud tulema. Ja Jumal ütleb oma sõnas, et kas juhtub linnas õnnetust, mida Jumal ei ole saatnud. Ei saada kuratsi mitte midagi. Jumal saadab õnnetusi, kui rahvas meelt ei paranda. Ja loen edasi Joosa 7.2. Joosa läkitas nüüd Jeerikost mehi Ai-isse. Vaata, ma vaatasin seal, et seal on siuke asi Ai. Siuke linn. Ai praegu möllab ka igapidi. Aga ja edasi loeme siis Ai hävitatakse. Mis on Beet-Haaveni ligidal Peeterist ida pool. Ja rääkis neile öeldes, minge ja kuulake maad ja mehed läksid ja uurisid Ai-d. Kui nad tulid tagasi Joosue juurde, siis nad ütlesid temale, ärgu mingu kogu rahvas, mingu ainult 2 või 3 tuhat meest ja vallutagu Ai.
ära väsita seal kogu rahvast, sest neid on vähe. Ja nii läks sinna rahva hulgast ligi 3000 meest, aga nad põgenesid Ai meeste eest. Vot. Nii et Ai mehed teadsin ja Ai mehed lõid neist maha 36 meest ning ajasid ülejäänud taga värava eest kuni Sebaramini ja lõid need nõlvakul. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks. Vot, Ai. Huvitav, et jah, et siin on Ai ja ka praegu uurivad mõned Ai-d, lähevad uurima, vaata, saavad nii-öelda ka lüpsta, ütleme selles keeles. Mina olen ka saanud korraliku pangitäie ja et ei räägi see tõde kogu aeg. See on segatud vahepeal valega ja juhtnöörid on väga segased ja kohati eksitavad. Vot Ai. Et need on väga suure supi sees, kes on endale Ai-st teinud mingisuguse nõustaja. Need on absoluutselt ebajumal kummardajad. See ei ole mingisugune nõustamine. Natuke võin rääkida, ta nõustas mind ühe autoga seal elektrisüsteemis ja lõpuks ma pidin kõik ära vahetama seal. Jäi ainult rattad vahetamata poleks. Ütleme, eksitab sind ära ja nii hull unda, muidugi nagu panin käibemaksu otsa. Aga eksitab korralikult. Sa pead seal kuulama ja siis kujutad, et kuule, see ei olnud nii. Jah, sul on õigus. Ja, vot siis ongi. Ja paletab nii, et suu suitseb. Ai. Ja siin on praegu vanast testamist täitsa Ai on olemas sükene linn. Aga see, nii. Kuidas siin siis kirja pandud? Karistus sõna kuulmatuse eest. Selge oli, et issand oli lahkunud ja kui issand lahkub, tulevad kaotused. Kui Jumal pöörab käe ära, siis ei ole muud midagi kui ainult kaotused. Joosoja näol oli maad, Joosu oli näoli maas issand ees küsimusega. Vaata siis, kui hakkavad juba hakkad vaenlase eest põgenema, vaenlane tuleb, siis lähed näoli maha, et issand, miks see nii juhtus. Peabki küsima, miks. Aga Joosu käristas oma riided lõhki ning heitis issanda laeka ette silmili maha. Ja jäi sinna kuni õhtuni. Päris pikalt tuli olla, et hääl kuulata. Need Jumal laseb vahepeal olla pikalt, mitte nii, et kohe tuli. Korraks nõtkutasid põlvi ja kohe tuli vastus. Näed, ei ole altari ees, näoli maas õhtuni. Ja tema ja Iisraeli vanemad panid endale veel põrmu pea peale, rabutsid muldaga veel pähe. Ja Joosa ütles, issand Jumal, miks lasid tulla selle rahva üle Jordani ja annad meid eemonlaste kätte hukkamiseks. Oleksime omuti otsustanud jääda teisele poole Jordanit. Issand, mida peaksin ütlema pärast seda, kui Iisrael on pöördunud oma vaenlase poole selja. Kui kaananlased ja kõik maaelanikud kuulevad sellest, siis nad piiravad meid ümber ja kaotavad meie nime maa pealt. Mida sa mõtled teha oma suure nime heaks? Ja issanda vastus oli selge ja karm. Ja kellel kõrva ei ole, kes ei kuule, kõrva ei ole, mida kuulda, see ei saa aru, et mingis asjas pole edu, kui lepingu rikkumine on fikseeritud. Kui Jumala lepingut on rikutud, ka Danieli raamatus näeme, on lõpu ajal on lepingute rikkujad. Meil on Jeesuse vereleping ja sellest mitte kinnipidamine on ka lepingu rikkumine. Näiteks kõige esimene, mis pähe tuleb, seal on väga palju lepingulisi asju, on ka kurjade vaimude kaasosalisus ja nende karikast joomine. See toob lepingu rikkumise. Sa ei tohi sellest juua, Jumal ütleb, sa ei tohi seda teha, siis ei tohi. Sa ei tohti neid asju sealt võtta, siis ei tohi. Et on kindlad asjad, mida teha ei tohi, siis nendele järgnevad karistused. Kui ütleb, et siit puu otsast seda õuna sa ei söö, siis ei söö seal. Üksest puha, kas Ai räägib seda, oi, see on väga maitsev õu. Ei, sa ei söö seda, sest issand ütles, sa ei tohi seda teha. Ja issand ütleb, tänagi meile, pühitsege endeid. Ja ta annab lootuse. Ja ta ütles, tõuse nüüd püsti. Tõuse ja pühitse rahvast ja ütle, pühitsege endid homseks, sest nõnda ütleb issand Iisrael Jumal, üks hävitamisele määratud asi on teie keskel Iisrael. Sa ei suuda enne oma vaenlastele vastu panna, kui te endi keskelt ei ole kõrvaldanud
hävitamisele määratud asja. No vaata, sa võid endale teemoitega sõdida seal nii, et seda nägu ja sa ei saagi võitu oma probleemidega, kui sul on mingisugused asjad ajamata või on sul mingi asi, mis Jumalale ei meeldi. Ja patt oli koguduses ja seega kästi tegeleda sellega, patuga tuli tegeleda seal, anti käest tegeleda ja välja juurida. Vaata, patt oli sees, see tuli kogudust välja juurida, sest muidu pole võite vaenlase üle, kaotused ainult. Ja issand näitab, et tema teab kõike. Jumala eest ei varja inimene mitte midagi. Inimene varjab midagi, siis ta langeb lõpuks liisk tema peale ja kõik tuleb nii ilmsiks. Praegu on nüüd see aeg, kus kohas igal pool tulevad igasugused patud ilmsiks, preestrite patud, lammaste patud, kõik, kes on hunt, kes on rebane, kõik tuleb välja. Igasugused patud tulevad välja, sest issand on hakanud näitama liisuga, kes on kes. Kes on üleastumisi varjab, ei jõua sihile. Ei jõua sihile. Hommikul, ja siis Jumal ütleb, hommikul astuge ette oma suguharude kaupa ja see suguharu, kellele issanda liisk osutab, astugu ette suguvõsade kaupa ja suguvõsa, kelle issanda liisk osutab, astugu ette perekondade kaupa ja perekond, kelle issanda liisk osutab, astugu ette mees mehelt. See, keda tabatakse hävitamisele määratud asjaga, põletatugu tulega tema ja kõik, mis tal on, sest on rikkunud issanda lepingu ja on Iisraelis teinud häbiteo. Lepingu rikkumine täis häbitegu. Ja patupalk on surm. Ja uues lepingus täpselt sama asi. Patupalk on surm. Loed, ei ole elu. Teed pattu ja saad surma osaliseks. Patuga tegeleda, välja juurida. Ja vaatame, mis siis toimus. Ja Joosua tõusis hommikul varal ning laskis Iisraeli lastuda ette suguharude kaupa. Liisk osutas Juuda suguharule ja laskis Juuda suguharu ette astuda ning liisk osutas serahalaste suguvõsale. Siis ta laskis seraplaste suguvõsa ette astuda meesmehelt. Ja järgmine liisk osutas Saabadile. Siis ta laskis tema perekonna ette astuda meesmehelt. Liisk osutas Aakanile. Serahi poja, Saabadi poja, Karmi poja Juuda suguharust. Ja Joosa ütles Aakanile, mu poeg, anna nüüd au issandale, Iisraeli Jumalale, tunnista temale kiituseks ja avalda mulle, mida sa oled teinud, näed. Tunnistas kiituseks. Ta pidi üles tunnistama, see on Jumala au, kui sa tunnistad selle üles Jumala kiituseks. Ära minu ees salga. Jaakan vastas Joosale ning ütles, ma olen tõesti teinud pattu issanda Iisraeli Jumala vastu. Ma tegin nõnda, kui ma nägin saagi hulgas ühte kaunist sineari kuube, 800 hõbeseeklit ja ühte kuldkangi kaalult 50 seeklit, siis ma himustasin neid, võtsin need ja vaatan, need on kaevatud maasse keset mu telki ja hõbe on kõige all. Vot, nagu näha, pole midagi uut taeval. Himu viljastas patu ja patt tõi surma. Peetruse kiri. Peetruse kirjas on täpselt sama asi, et patupalk on surm. Meil on meeleparanduseks praegu aega, kui öeldakse, et enam ei ole, siis asjad lõppevad surmaga. Siin Joosua läkitas käskjalad, need jooksid telki ja vaatas, oli maetud telgis, hõbe kõige all. Siis nad võtsid need telgist, viisid Joosua ja kõigi Iisraeli laste juurde, puhtasid issandi ette. Siis Joosua võttis Aakani, Seera poja, hõbeda, mantli, kuldkangi ja tema pojad ja tütred, tema härjad ja eeslid, lambaid ja kitsed, tema telgi ja kõik, mis tal oli. Ja kogu Iisrael oli koos temaga ja need viisid ta Aakani orgu ja Joosua ütles, miks sa tõukasid meid õnnetusse? Näed, üks ainuke mees tõukas inimese õnnetusse, terve koguduse õnnetuse, oma himude pärast, himu järgi, tahan seda, tahan ahtmusvärk, tahan seda, ma tahan tead. Issand tõukab nüüd sind õnnetusse, külv ja lõikus. Lepingu rikkumine tõi õnnetuse kogudusele.
See on meile kirja pandud, see kogudus. Ei ole nii, et kui asjad ei lähe, siis tuleb hakata vaatama, kes nüüd peab kiiresti patu kahetsema ja risti alla tulema. Täna on meil Jeesus, kes puhastab meid patust ja me ei pea sellist jubedust, mis siin praegu loeme, saama osaliseks. Ja lepingu rikkuja kõrvaldamine taastas osaduse Jumalaga. Tõmmati patt maha ja lepingu rikkuja kogu Iisrael viskas ta kividega surnuks, kogu kogudus, ja nad põletasid need tulega ja pildusid neile kive ja nad kuhjasid tema peale suure kivi hunniku, mis on olemas tänapäevani. Kui Piibel ütleb tänapäevani, siis on see hunnik seal, me peame minna vaatama lehtpõnede pühadel, siis issand alles siis pöördus ta oma tulisest vihast ja sellepärast hüüdakse seda paika tänapäevani Aakani oruks. See on, kui see tänapäevani on seal, siis on see meile hoiatuseks. Issand, ta heldus langeb jälle nende peale, kes lepingust ja korraldusest on kinni hoidnud. Ja siis saadakse ka varandus, mitte himust, vaid palgana. Vaata, siin on nüüd üks asi, et kui sa himustad endale midagi, siis sa teed kuritegu. Mida sa himustad seal? Himu sünntab sulle patu ja siis sa lähed lõpuks vargile ja varastad seal ja võtad seda keeratud asja. Aga kui sa himustad Jeesust, siis issanda heldus langeb su peale ja sa pead Jumala korraldusest kinni, siis saadakse tema käest varandus. See sama varandus, mis keelati, andis Jumal neile pärast. Ja see ei ole himust, vaid see on sulle palk. Palk selle eest, et sa issanda sõna kuulasid ja tegid, mis ta sulle ütles. Ja see on kohe järgmises kirjas. Issand ütles Joosale, ära karda, ära kohku, võta enesega kaasa kõik sõjamehed, asu teele, mine üles Aisse. Vaatama annan su kätte Ai kuninga, aga hea, Ai kuningas saadakse varsti kätte, ja tema rahva, samuti tema linna ja maa. Talita Aiga ja selle kuningaga, nagu sa talitasid Jeerikoga, selle kuningaga. Siiski selle saak ja karjad riisuge endale. See sama asi, mis keelati teine kord. Öeldi, et nüüd võid võtta. Sel hetkel öeldi, et ei tohi võtta ja nad imustasid, ütles, et sa ei tohi saakist midagi võtta. Järgmine kord patt kõrvaldati, inimene oli himuras ja patt kõrvaldati kogudusest. Järgmine kord Jumal ütles, et siiski saak, mida sa seal saad, võite endale võtta. Anti luba patuse vara endale riisuda. See oli palk, mitte koguduse himu. Himu kõrvaldati. Igasugune himu kõrvaldatakse, ei tasu himutseda, ei tasu sa pead Jeesust himutsema. Siis sa saad. Sa pead taeva asjadesse esmalt Jumala riiki ja tema õigust himutsed. Siis antakse sulle ka palk. Saad ka kõike muud peale kauba. Ja Jumal andis talle ka sõjastrateegia, kuidas see Ai võita. Jumal annab meile sõjavarustuse, tema annab meile juhised, tema on kilp, tema on mõõk, tema on sõna kaederaline. Tuleb teha nii, nagu juhised antakse meile täna püha vaimu poolt. Ja Joosu asus teele samuti kõik sõjamehed, et minna üles Aisse. Ja Joosua valis 30 000 meest, vahvad võitlejad, saatis need öösel minema. Ja ta andis neile käsu, öeldes, vaadake, teil tuleb varitseda linna tagant poolt, ärge minge linnast välja kaugele ja olge valmis. Jumal ütles, et täpselt niimoodi ütleski, et nii nagu on. Jumala sõjaplaan on üleni tarkust täis. Sul on kindlasti võit, kui sa issand annab sulle asjad, millega sa tegeled. Mina ja kogu see rahvas, kes on koos minuga, läheneme linnale ja kui nad tulevad välja meie vastu, nagu eelmine kord, siis me põgeneme nende eest. Nemad tulevad siis välja meie järele, kuni me oleme viinud nad linnast eemale. Sest nad ütlevad, nad põgenevad, nad juba surustasid oma suuga, nad põgenevad meie eest nagu eelmisel korral. Nad olid juba nii innustunud, nüüd kui nad tulevad, nüüd tasavad uuesti jalga. Nõnda me põgeneme nende eest, aga teie tõuske varitsus paigast ja vallutage linn, sest issand teie Jumal annab selle teie kätte.
Ja kui te olete linna valutanud, siis süüdake linn tulega põlema, tehke issanda sõna peale. Vaata, sinu sõna peale heidan võrgud vette, issanda sõna peale. Vaata, ma olen andnud teile käsu. Ja Joosue saatis nad minema ja nad läksid valitsuspaika, asusid Peeteli ja Ai vahele, Aist lääne poole, aga Joosue viibis sel ööl rahva keskel. Ja siis läheb edasi see asi niimoodi, et nad tegidki nii nagu oli. Joosue tõusis hommikul vara, luges rahva üle, läks tema ja Iisraeli vanemad rahva ees üles Ai poole ja kõik sõjamehed, kes olid koos temaga, läksid üles, lähenesid ning jõudsid linna ette ja nad lõid leeri ülesse Aist põhja poole. Nende ja Ai vahel oli org. Siis ta võttis ligi 5000 meest ning pani need varitsema Peeteli ja Ai vahele, linnast lääne poole. Nõnda seati rahvas üles kogu leer, mis on linnast põhja pool ja järelvägi linnast lääne pool. Joosue aga viibis sel ööl orus. Kui Ai kuningas seda nägi, siis tema ja kogude rahvas ruttas ja valmistus varakult. Linnamehed läksid seatud ajal sõtta Iisraeli vastu ja Araba poole, aga ta ei teadnudki, et linna taga olid varitsejad. Ja Joosue ja kogu Iisrael laskis end neist lüüa, nii et nad põgenesid kõrbe poole. Siis hüüti kokku kogu linnas olev rahvas neid taga ajama ja nad ajasid taga Joosuet, nõnda meelitati nad linnast välja. Aisse ja Peetelisse ei jäänud ainsatki meest, kes ei olnud läinud Iisraeli järele. Nad jätsid linna lahti, ajasid Iisraeli taga. Ja issand ütles Joosuele, siruta oda, mis su käes on Ai poole, sest ma annan selle sinu kätte. Ja Joosue sirutas oda, mis ta käes oli, Ai poole. Ja vaata, issand käskis midagi teha, võtta see oda ja siruta. Inimlikult vahepeal tuleb teha midagi, mis on täitsa mõttetu, miks ma ikka sinna odad tühja kohta. Aga näed, kui issand käseb selle teha, sest ma annan selle kätte, siis sa teed seda. Kui tehakse, mis kästakse, siis on ka võit meie poolel. Ja siis varitsejad tõusid kiiresti oma paigast, jooksid niipea, kui ta oma käe välja sirutas ja tungisid linna, vallutasid selle, süütasid ruttu linna tulega põlema. Kui Ai mehed pöörusid ümber ja vaatasid tagant, tõusis linnast suits taeva poole, siis ei olnud enam jaksu. Kui nägid, meie linn põleb, kohe tabas neile südamesse kohe löök, näed. Ja siis enam jaksu ei ole põgeneda ja sinna ega tänna, sest see rahvas, kes põgenes kõrbe poole, pöördus ümber neid taga. Ja Joosue kogu Iisrael nägi, et varitsejad olid linna valutanud ja et linnast tõusis suits, siis pöördusid nad tagasi ja lõid Ai mehi, kellele tuldi linnast vastu. Nõnda, et nad jäid Iisraeli keskele. Ühed olid siit poolt, teised sealt poolt, kes lõid neid maha, kuni neile ei jäänud ainsatki põgenikku ega pääsenud. Ja nad võtsid Ai kuninga kinni elusana ning viisid ta Joosue juurde ja kui Iisrael oli tapnud kõik Ai elanikud väljal kõrbes, kus nad neid taga ajasid ja nad kõik olid viimseni langenud mõõgatera läbi, siis pöördus kogu Iisrael Ai poole ja lõi seda mõõgateraga. Ja kõik sellel päeval langenud, nii hästi mehi kui naisi oli 12 000, kõik Ai elanikud, sest Joosue oli ei tõmmanud tagasi oma kätt, millega ta oda oli välja sirutanud, kuni kõik Ai elanikud olid hävitatud sootuks. Ainult karjad ja selle linna saagi riisus Iisrael enesele issanda sõna kohaselt tema peale, mille ta oli andnud Joosale käsu. Ja Joosue põletas ära Ai linna ning tegi selle igaveseks kivi varemeks maha jäetuks, kuni tänapäevani võib minna Ai linna vaatama. Aga Ai kuningas ta poos puusse ja see jäi sinna kuni õhtuni, ütles, et olles kui päike loojus, andis Joosue käsi, alles siis kui päike loojus, andis ta käsu, et laip võeti puust maha ning visati linna värava ette ja tema peale kuhjati suur kivihunnik, mis on seal tänapäevani. Selline õpetlik lugu oli Joosue loost, on himust, mis selle himustamisega on ja et me ei himustaks.
silmaimu, elukõrkus, kõik on kuradist, et ja niimoodi võime kogudusel tõmmata väga suure jamakaela. Aga kui meil parandatakse, juuritakse patt välja, siis on meil kordaminekud ja et siin on Jutai linnas, siis on ka langenud on suur Paabel. See AI ei jää ka õnneks püsima, nagu me näeme, et see lüüakse maha ja Jumal annab selle käsu, et AI on võtnud praegu ju omale praktiliselt kuninga osa, vaata, valitsema hakanud siin. Aga Jeesus on valitseja, igasugused arvutid varsti vedelevad tänavate peal. Et see, ma arvan, et see AI ei ole siin niisama kirjutatud. Aga selle lõpp on niisugune katastroof. Muidugi sealt läheb natukene edasi ka üks väga õpetlik lugu, et nad ise petsid seal rahvast, aga järgmine kord peteti neid. Et nagu te teate ka edasi lugeda, siis tulid ühed maakuulajad seal leibaga ja mängisid, et panid nahklähkrid seal sellised rebenenud, et näha, et nad tulevad hästi kaugelt ja nad tahtsid teha lepingud. Ja seal oli jälle nende viga, et nad ei ütlenud Jumalaga, nad ei küsinud asja Jumala käest. Ja siis nad vandusid Jumala nimel ja nad tõmbasid enda peale korraliku needuse. Aga seda, et Jumal lasi selle asja ka neile heaks tulla, kuna need mehed, kes maakuulajad olid, et me tahame olla siin teie orjad ja oleme teile sulasteks ja teeme teile kõiki töid, aga nad ei saanud vannet ära võtta enam. Nad ei küsinud issanda käest ja vannet nad ära võtta ei saanud. Tänu sellele nad said panna teise asja neile peale, et olge, et sündigu teie sõna järgi, oletegi meile orjaks ja oletegi meile nagu vankrite eest jooksjaks ja sulasteks. Nii et ühesõnaga proovitakse kuidagi jälle Iisraeli kogudust, jälle kuidagi lõksudesse tõmmata, kogu aeg mingisugused lõksud seatakse, vaata, aga alati on Jumalal ka plaan. Aga ma vaatan sellest samast Joosa loost, siin sellest loost, Aakani loost on näha, et kogudus ei teinud koostööd Jumala vaimuga. Et iga asja kohta peab küsima, eriti veel tänapäeval, peab kogu aeg püha vaimu käest läbi küsima ja 2 ja 3 tunnistajad seal ja vaatama, kas on esimese asjaga kohe lähed, siis võid puusse joosta oma asjadega. Ja tulevad libekeeled ja tulevad hea nõuga ja see on hea nõu ja see on hea nõu. Aga lõpuks on see jälle mingisugune šupp, kus kohast Jumal peab jälle tulema ja ütlema, et minu käest ei küsitudki. Jälle pead mulda raputama pähe. No näed, issandal on jälle olemas, jälle pääsetee. Kogu aeg ta päästab meid. Ta päästab meid täna, ta päästab meid homme. Muud kui tegeleb päästmisega tegelikult, meie päästmisega. See ongi. Hüüame jälle issandat appi. Jälle päästeoperatsioon. Igapäevane pääste käib. Ja et tänu Jeesusele meile õpetuse eest, et vaadake, et ei imustaks, nagu seal, kas see on Roomaste kirjas või kus seal ütleb seal, ühesõnaga Paulus ütleb, et vaadake, et ei imustaks ja ei hukuks laastaja käe läbi. See on Uues Testamendis, see on täpselt see sama asi on siin kirjas, laastaja tuleb. Meil on siin laastajad siin igasuguseid karu näol, ootavad seal, närivad konte seal Taanili raamatus, et oli karu ja näris seal küljeluid, 3 küljeluud seal, ribid hammastavad. Me peame siin hoidma kogudust puhtana ja veatuna, siis ei tule meile õnnetusi kallale. Me peame väga palvetama, viimasel olema tähelepanu, me peame väga palvetama Eestimaa eest, koguduste eest peame palvetama, et igasugune pats saaks välja juuritud, igasugune Iisabel saaks välja juuritud, igasugune Nikolaiitsus saaks välja juuritud, kõik, mis Jumal ütleb kogudusele ilmutuse raamatus, et see kõik, mis Jumalale ei meeldi, saaks välja juuritud, siis on meil võidud, nagu me loeme siin, kui me juurime välja selle olemuse ja me teame, et kuhus algab Jumala kojast ja esmalt meist, et kuhu jääb siis patune, et me peame küsima, kus on minu probleemid, issand näita mulle probleemi
ja ta näitab meile meie asju, toome issanda ette ja täna ma nagu ka siin vaikselt juba hakkas issanda vaim nagu rääkima, et me ei saa ise mitte midagi teha. Mitte midagi. Jumal ütleb, et ilma minuta te ei saa mitte midagi teha. Esiteks, Jumala käest peame küsima, mis patu me tegime. Siis Jumala käest peame küsima, äkki pesed meid puhtaks oma perega. Jumala käest küsima, mis ma edasi teen, mida ma täna teen. Jumala käest küsima, kas see äri on mulle ette nähtud või ei ole. Kas see asi, millega ma praegu tegelen, on see sinu vaimust või jooksen ma siin oma ninast ringi. Et kogu aeg peab küsima ja on prohvetid, kes ütlevad ette meile asju. Siis on teine jälle pool, kus kohas prohvetid ütlevad, aga sa ei tee seda. Sa ei lähe, sa ei astu vee peale, sulle öeldakse seda ja teist, sa ei lähe peale, on jälle oma mina mängus seal, on ju. Ei viitsi minna, tuleb laiskus sisse, ma ei taha seda teed minna ja sulle öeldakse tegelikult kõik ette, ja et mida sa teed ja seda sa tegelikult teha ei taha. Ja siis me leiame, et probleem on selles, et keegi on kuskil risti löömata jäänud, on ju. Oma liha, see on risti löömata jäänud, see peaks rippuma, aga ta ei ripu ja siis ta ei tee, aga seda, mida tema tahab, seda ta teeb, seda jookseb, seda igale poole. Aga ja tal ei ole aega kuulata ka Jumalat või küsida ta käest, seepärast, et kiire on ju. Kui 10 minti on ju väga, see on tohutu aeg Jumala jaoks, et mõtle, kui mul päevast läheb 10 minti raisku põlvedel, see on ju kohutav ajakulu. Tegelikult näed, siit me vaatame, Joosua tahtis teada, miks mul on probleemid ja oli hommikust kuni õhtuni nina oli maas. Nina oli maas. Paljud inimesed on nina oli maas ja küsivad, miks nüüd asjad on õnnamoodi, miks on niimoodi. Ka see Rebecca tuleb meelde, kui tal oli seal kõhus, 2 venda peksid seal, seal juba kõhus rasedas olekus, andsid seal üksteisele kolakad seal ja ta küsis Jumala käest, miks on mul nõnda, miks nad kaklevad siin kõhus. Öeldi kohe rahulikult ära, su sees on 2 rahvast. Vanem, orjab, nooremat. Öeldi kohe ära, nüüd seal on praegu kõhus käib juba kaklus. On ju, kõhus juba tampisid seal üksteise, kes tahtis peale panna ja teine oli jalast juba kinni seal. Ja kui sündis, siis oli kannast kinni, ei lähe sa kuskile siin, ma olen ees. Et see lugu on ka sealt hästi lugeda. Et issanda käest saab kõik asjad teada. Lähme Jumala ette, siis tema annab meile teada. Praegu käib ka tegelikult hüüd ka. Ma olen aru saanud, et igal pool öeldakse, Jeesus tuleb. Igal poolt öeldakse, Jeesus on tulemas. Ja enne seda nagu oli mingi nagu magama jäämine oli. Seepärast, et Jumal ütleb, et nad kõik heitsid magama. Ja siis hüüti peigmees ja siis seati ennast valmis. Praegu ma näen, et see on mingi seadmise asi, me seame ennast valmis ja kähku kogume õli, lambid täis kiiresti ja mõned, kes sellest hüüjust aru ei saa, et peigmees tuleb, siis nad jäävad ukse taha koputama. Ja praegu tuleb oma pühitsemisega vaeva näha, siis selle Peetruse kirja 8 oma usuproovidega tuleb vaeva näha. Siin ka erinevad pastorid kaasa arvavad Šapovarov, kes on tõesti issanda ees väga nina oli maas seal ja tema käest tuleb väga hea tahke toit. Tema ütles, et me oleme katsetustes, igasugustes katsetustes, usuproovides, erinevates proovides, meid proovitakse, meil on proovikivid ja tulevad ja sealt otsustatakse, proovitakse ühte kivi, kas see sobib müüri sisse ja proovitakse usuproovid, igasugused usuproovid on. Ja siis kes kukub läbi, siis visatakse kõrvale ja ta muidugi täitsa põrgusse veel visata, kui keegi on Hermase karjalt lugenud. Aga see jääb päris tükiks ajaks, jääb kõrvale, siis võetakse, tahutakse uuesti, vaadatakse äkki midagi saa. Et me peame nendes proovideks valmis olema, et me ei hirmuks mitte mingi asja ees, et hirm ei tabaks meid,
Et siin on ka tõesti, et kui mingi hirm on kuskil, mõni külvab hirmu. Külvab nii, et ja kõik lõdisevad. Aga mõni külvab usku. Siis tuleb olla nende juures, kes on usklikud, kes ütlevad, et mõni ütleb niimoodi, et me oleme nagu sipelgad, koljad tuleb. Aga teine mees, kes usus on, ütleb niimoodi, et kuule, see koljat on nii suur, me ei saa sealt mööda visata. Isegi siis, kui oled kõige jamama käega, sa viskad talle pihta, ta on lihtsalt nii suur, sa viskad talle pihta lihtsalt. Mõni näeb seda asja koljatit niipidi, aga mõni näeb seda koljatit niimoodi, oi, ta on nii suur, mis ma selle väikse lingu kiviga, ma nii talle, et ta ei sure ära. Aga usk ütleb niimoodi, et ma võtan praegu kivi ja väänand ja kindlasti see tabab tal kas silma või nina või, aga sinna ta läheb kuskil, seepärast on nii suur. Et usk näeb seda asja nagu teistpidi. Et me peame nagu aru saama, meil tuleb siin koljatiga võidelda ja koljat on paraku on rumal, seepärast Jumal võttis nagu nii tarkus ära. Ja ette nähtud on koljatil langeda. Võt. Ja seda saab langeda ainult sellel 3 kivi, isa, poeg ja püha vaim ja otsa ette. Jeesuse nimel. Aga selline oli siis tänane mõte, mis anti ja õppimist on. Vaadake, et ei imustaks. Imustame Jeesus Kristust. Amen. Aga paneme kokku 1 000 000 krooni.